raske on. Raske sellest rääkida. Aga Kristus on üles tõusnud ja uuendanud maa näo. Minu meelest on see tohutu ilus. Kristus on üles tõusnud ja uuendanud maa näo. Just kui maa läheb ka täiesti uuendamist. Mitte ainult inimesed. Rõõmsat ülestõumispüha teile. Armsad õed ja vennad Kristuses, rõõmust ja lootusest täidetud Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmise pühi. Oleme tulnud ülestõusmispühadel kirikusse selleks, et teha suur kummardus Jeesusele, Kristusele, meie Issandale. Jeesus Kristus on surnust üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. See on oluline sündmus meie jaoks ja ma arvan, et see olulisus seisneb igaveses elus. Tänane päev on ju rõõmupäev ja selle rõõmu valguses me vaatame kalmistul olevaid riste. Mitte surma ja kaduvuse märkidena, vaid ülestõusmise ja igavese elu märkidena. See on suur rõõm ja lootus, mille me kristlastena jagada võime. Kui meil on Kristus, siis on meil lootus, aga kui meil ei ole Kristust, siis ei ole meil lootust ega ka igavest elu. Me palvetame, et see valgus ja rõõm võiksid meiega kaasas käia. Ja et Jumal annab meile alati rohkem, kui me elus kunagi ette oskame mõelda, kui me usume ja kui me loodame. Aamen. Armsad kaaskristlased, vennad ja õed, Lüganuse Risti ja Johannese kogudus tervitab ja õnnistab kõiki ülestõusmispühade puhul. Maarjamaal me elame ja praegusel juhul ka Lüganuse kiriku Maarja kabelis oleme ja ülestõusmise pühade õnnistatuks tunnistamiseks loen teile ka Maarja palve taeva kuninganna. Taeva kuninganna, rõõmusta, halleluuja. Keda sinul oli au kanda, halleluuja. Tõusis surnuist nagu tõotas, halleluuja. Palu meie eest Jumalat, halleluuja. Rõõmusta, neitsi Maarja, halleluuja, sest Issand on tõesti üles tõusnud, halleluuja. Palugem, Issand, sina oled oma poja meie Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmisega maailma rõõmsaks teinud. Luba meilgi koos tema ema, neitsi Maarjaga igavese elu ausse jõuda. Tema meie Issanda Kristuse nimel. Aamen. Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Armsad õed ja vennad, täna on esimene ülestõusmispüha. Sel puhul soovin teile kõikidele õnnistatud pühasid ja õnnistatud hoiakut, mis usub Jeesuse Kristusesse. Eks usuga nii, et kui Jumal ei anna usku, kui seda sügaval meie sees ei ärata, siis inimlike teadmiste ja kogemuste põhjal aus inimene ei saagi seda uskuda. Sellepärast ei tohi mitte kunagi hukka mõista meie õde ja venda, uskmatut inimest, sest temas on usk olemas, aga ta otsib, ta kahtleb. Seda tuleb pigem aidata ja toetada, seda usku on meile kõigile vaja. Tema eest tuleb palvetada,
et Jumal ärataks temast selle teadmise ja kindla usu, mis inimese käes on võimatu, see on Jumalale võimalik. Soovin veel kord teile kõikidele õnnistatud ülestõusmispühi ja õnnistatud ülestõusmist teie südametes igal päeval teie elus. Amen. Armsad sõbrad, soovin teile südamest õnnistatud kannatamise aega ja eelseisvat ülestõusmise püha. Raskustes tuleb inimese usuline tunnetus ja pühendumine kõige paremini ette. Ja kui me ei saa ka võrrelda oma praeguse aja kannatusi nendega, mida meie esivanemad on läbi elanud sõdades ja verevalamistes ja küüditamistes ja vangilaagrites suremises, kui me ei saa kuidagi ennast seada Kristuse kannatustega kõrvuti, siis oleme me praegu ometi järelemõtlemise ajas ja selles tunnetuses, kuidas me ja kas me Kristust ja tema ristisurma vajame või mitte. Ja kui meie kokkusaamise aeg ei ole praegu nii, nagu me sellega harjunud oleme, siis õppigem vaikuses pühenduma Jumala sõnumist arusaamisele ja kannatuse nädal ja ülestõusmise püha olgu selleks toeks, julgustuseks, õpetuseks meie usutunnetuses ja alandlikkuses. Soovin teile kõike ilusat ja rohket issanda õnnistust. Armu ja rahu kõigile. Kristluses usutakse, et Jeesus Kristus tõusis pärast ristilöömist ja surma 3. päeval surnuist üles, ilmus materiaalsel kujul paljudele inimestele ning läks lõpuks taevasse. Tema tõotuse kohaselt oodatakse viimsel päeval kõigi surnute ülestõusmist. Lootus, mida meile selles sündmuses pakutakse, on reaalne ja konkreetne. Surm on võidetud, patuvõim on murtud. Need on Jeesuse ülestõusmise otsesed tagajärjed. Surnuist ülestõusmine on looja kõikväelisuse ja armastuse avaldus oma loodule. Jumal võttis elu ja andis elu ja Jeesus oli esimene, kes ülestõusmises võitis lõplikult surma, avades uue ajastu inimkonna ajaloos. Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Aamen. Ülestõusmise vastand on magama jäämine. Surmaunne jäämine on tühi asi selle kõrval, et mõni inimene elab ära pika ja väärtusliku elu, ilma et ta kordagi üles tõuseks. Eesti keeles on sõnal ärkama ja märkama vaid ühetäheline erinevus. Ja kas pole ilus mõelda, et ärkvelolek, tõeliselt elusolek tähendab võimet märgata. Elada oma elu avatud silmadega ja panna tähele kogu tema rikkust. Selle elurikkuse juurde kuulub ka Jumala armastus, mis on saanud nähtavaks Jeesuses Kristuses. Soovin teile kõigile kaunist ülestõusmise püha ja aega, märkamise ja ärkvel olemise aega. Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Halleluuja! Selline rõõmus kuulutus kajab ülestõusmispüha öösel, hommikul ja päeval üle kogu maailma, ka meie Maarjamaal ja Virumaal. Kõige toredam selle kuulutuse juures on, et ülestõusmise tõsiasi laieneb iga inimese elule. Sest piiblis on kirjas, et viimsel päeval
äratab Jeesus üles surnuist kõik inimesed, sõltumata sellest, kas nad on uskunud Jeesusesse ja ülestõusmisesse või mitte. Jeesus ütleb, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Aamen. Õnnistuste rohket ülestõusmise aega kõikidele. Tervist kõikile siit Narva Aleksandri kiriku tornist. Mina abipastor Vladimir Patuhtin Narva Maarja kogudust. Tervitan teid Jumala armuga ja rahuga ja rõõmuga tahan ütelda. Kristus on üles tõusnud, tõelisesti on üles tõusnud. Дорогие друзья, хочу от всей души поздравить всех братьев и сестр во Христе Иисусе, всех, кто сегодня празднует великий праздник воскресения Господа нашего Иисуса Христа, праздник Пасхи. Христос воскрес, воистину воскрес. Kristus on üles nousud, todisesti on üles nousud. Kunne olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Aamen.